tere! Mina olen Maarjan Kull ja selles videos räägime tagantkäeviset. Tagakäeviske puhul pane käsi lahtiselt enda ette, aseta ketas kätte niimoodi, et ta oleks enam-vähem nimetissõrme ja keskmise sõrme vahel. Aseta ketas peopesale ning pane sõrmed ketta alla ning pöial enam-vähem sellesse kohta, kus pehme ja tugev plastik kettal kokku saavad. Tagantkäeviskeks aseta parem jalg oma kehast natukene ettepoole ja 90 kraadi peale. Vasak jalg kehast natukene tahapoole ja samuti umbes 90 kraadi peale. Niimoodi saad hoida ilusti keha tasakaalu ning sättida ka viskesuunda. Viskesuuna valimiseks kasuta jalgatasendit. Kui on vaja liikuda natukene vasakule või vise sooritada natukene vasakule, siis liigu jalgadest natukene vasakule ning kui on vaja paremale viskesuunda, siis liigu natukene paremale. Viske sooritamiseks hoia käsi umbes 45 kraadi all keha suhtes. Ära tõsta küünarnukki liiga ülesse ega suru liialt vastu keha. Hoiad 45 kraadi all, viid käe sujuvalt taha ning kiire liigutusega tood käe ette. Ketas läheb lendu kehast natukene eespool. Ära muretse selle pärast, kuna ketast lahti lasta, sest ketas rebib ennast ise käest ära. Sammudest viske puhul on 4 põhisammu. Kui oled paremakäeline mängija, siis alusta alati vasaku jalaga. Astu vasaku jalaga umbes 45 kraadi all ette, seejärel parem jalg 90 kraadi all. Peale seda tuleb ristsamm, kust vasak jalg läheb parema jala tagant läbi ning sellel hetkel, kui hakkad paremat jalga 4. sammu tooma, vii käsi taha. Ning samamoodi too käsi uuesti kiire liigutusega keha lähedalt ette ning lase ketas lendu. Tänud vaatamast, kasutage videost õpitut ning rääkige sellest ka oma sõpradele, kellega mängima lähete. Kõike head!